Kas XA2 märgib Sony naasmist tipptootjate hulka? Tšau! Mina olen Gert ja täna vaatame otsa Sony keskklassi telefonile, üritades aru saada, mis ta on ja kes võiks seda endale tahta. Esmalt aga vaatame ajast tagasi. Viimastel aastatel on Sony telefonid jäänud tahaplaanile. Unikaalsed võimalused ei ole piisavalt unikaalsed ning disain meenutab pigem mõne aasta tagust. See telefon aga peaks kõike seda muutma. XA2 on metallvõruga ääristatud aparaat, mille esimesel küljel on 5,2-tolline ekraan, mida ilus vaadata, ning tagumine külg on tehtud plastikust. Sinna on ka peidetud sõrmejälje lugeja ning kaamera, mis salvestab nii liikuva kui staatilise pildi täiesti talutavalt. Esimene kaamera on 8 megapiksline ning annab võimaluse mahutada pildile 120 kraadi ulatuses objekte. Põhjas asub USB Type-C auk, mis on kahjuks ainuke meetod XA-d laadida ja kõrval üks kõlar, mis on ainus koht, kust meedia tarbimisel heli tuleb. Õnneks on alles ka vanakooli auk, kus näiteks hambatikke hoida. Piilume sisse. Protsessorina kasutatakse Snapdragon 630, RAM-i on 3 giga ja aku on suur, 3300 mAh. Kahjuks Sony IP standardeid pole XA-le organiseerinud, tänu millele tasub vee ja tolmuga ettevaatlik olla. Seade on kiire, käepärane ning kokku pandud väga hästi. Kas Sony on tagasi, et võistelda Samsungite ja iPhone'idega? XA2-ga kindlasti mitte, sest tegemist on teise sihtgruppi kuuluva keskklassi seadmega. Kaalu seda, kui otsid telefoni 300 kuni 400 euro vahemikus. See on hästi kokku pandud, aku on suur, disain hea, jooksutab Android 8 ja üldse on vähe mille kallal nuriseda. Kindlasti ära piirdu ainult ühe ülevaatega ja paneme ka alla kirjeldusse mõned asjalikud lingid. Vaata ka meie eelmiseid telefonide arvustusi, äkki leiad endale sealt midagi huvitavat. Kui meeldib, mis teeme, vajuta subscribe ning ennekõike tarbi targalt. Aitäh!